tere jälle. Antud teema ei ole mul nii põhjalikult läbi mõeldud. Selle teema ma sain mõned päevad tagasi ja eile. Ja siis ma ei ole selles valdkonnas niimoodi võib-olla nii pädev rääkima, aga ma proovin sellegi poolest. Ja see jutt tuleb põimituna paljude isiklike näidetega ja ma loodan, et see teil aitab natukene minna ise ka rohkem selle teema sisse. Kõigepealt ma tuleksin tagasi Mari küsimuse juurde. See, mille sa esitasid isa Philippile ja mida tema sulle vastas. Ja ma 100% nõustun sellega. Ja ma nõustun selle vastusega, et me oleme sügavas kriisis ja me oleme suures osas selles kriisis sellepärast, et me ei adu paljude tegude tagajärgi. Nimelt minu vanemad läksid lahku siis, kui kellegi vanemad ei lahutanud. Ja kui mina läksin ülikooli, see oli 83. aasta, siis praktiliselt kõigi minu kursusekaaslaste emad-isad, minu klassivendade emad-isad olid abielus. Ja minu vanemad, nad ei ole küll ametlikult lahutatud, läksid lahku. Mina olin perest kõige vanem ja meil on 2 õde, 1 vend ja sellest on nüüd siis möödas 20 aastat. Ja ma arvan, et üks probleem, mis on kindlasti meie ühiskonnas, on see, et täiskasvanud, kes on pere loonud, ei kujuta reaalselt ette, mida tähendab lahutamine. See kõik tundub nii lihtne. Ja kindlasti me kõik oleme kuulnud meediast, igalt poolt, kus seda meile tuleb, selliseid väited, et mul on teine elukaaslane, kõik on nii hästi, kasuisa võttis lapsed omaks, see ei ole mingisugune probleem, me käime üksteisel külas, mis iganes. Aga kuidas asjad reaalselt on ja kuidas nad on 10-20 aasta pärast, sellist kogemust on väga vähestel. Täna lahutavad need inimesed, kelle enda vanemad suures osas elavad koos ja nad ei oska teadvustada seda ja väärtustada, kui oluline on see, et vanemad elavad koos. Ja võib-olla tõesti on see õige, et see samane uus põlvkond, kelle vanemad on lahutatud, oskavad paremini väärtustada, sellepärast et väärtustada peresuhteid, tervet kodu ja oskavad selle eest rohkem seista, sellepärast et nad näevad paratamatult kõrvalt kõike seda ja laps on tegelikult tunduvalt arukam, kui me oskame arvata, eriti sellistes kriisisituatsioonides. Ja mina mäletan küll väiksena, et see, mida öeldakse laste kohta, et ükski probleem ei alga niimoodi ühel hetkel ei ole suur, täpselt seda sama näevad lapsed. Lapsed näevad, kust algavad probleemid. Nad näevad näiteks seda, et üks pereliige ei pühendu piisavalt. Nad näevad, kuidas need probleemid hakkavad suurenema, kasvama nagu lumepallid ja tegelikult paljud lapsed käituvad ka täiesti meeleheitlikult sellistes olukordades, et nad näevad, et see suhe on minemas karile ja nad püüavad anda siis oma mingisuguse panuse või võib-olla täiesti oskamatult, et seda perekonda päästa. Ja sellepärast, et meil näiteks, meie põlvkonnas on enamus on lahutatud. Et 40-aastased ja vanemad inimesed on väga paljud tänasel päeval lahutatud.
ja ei ole enam mitte teine mees või naine, isegi ka enam kolmas. Ja sellel kõigil on tagajärjed. Et me oleme selles suhtes väga väikese kogemusega nende lahutamiste osas. Ja sellepärast me teeme tihtipeale neid asju liiga kergekäeliselt. Ja samas ma arvan, et see järeltulev põlvkond, see on siis nagu Maris sinu küsimusele vastuseks öeldud, oskavad paljusid asju hinnata, mida võib-olla nende vanemad ei osanud hinnata. Samas loomulikult see tekitab ebakindlust, see tekitab hirmu, et kas mina saan hakkama, ja see tekitab tegelikult hirmu ka, et ma ei julge näiteks abielluda, ma ei julge ennast siduda, sellepärast et äkki läheb minul samamoodi. Meil on üks tuttav perekonnaõpetuse õpetaja ja tema teab oma klassides päris täpselt, kes on lahutatud, kuna ta tunneb neid lapsi hästi, kuna ta väga hooliv ja väga pühendunud inimene. Ja tema ütleb niimoodi, et näiteks need lapsed tunneb ära, kes on tervetest peredest. Need lapsed on siis lõpuklassides enesekindlamad, nad on julgemad ja samas nad on ka kuidagi rõõmsamad. Et nendest asjadest on vaja hakata rohkem rääkima ja mitte sellises lillelises tähenduses, nagu tänane meedia seda serveerib. Et kui me näiteks, kui mina lähen internetti, siis meil tuleb kohe Postimees ja Postimehe kõrval, ma ei saa sinna midagi teha, ma ikka mõnikord heidan pilgu nendele kollaste uudiste pealkirjadele, mis seal on. Ja seal on peaaegu üle päevane, et see läks lahku, nende suhetes on mingisugune mõra, tähendab meedia pidevalt võimendab kõike seda. Ja see on tegelikult isegi moodne. Moodne on see, et ma põgenen sellest vastutusest, nii palju kui mul tekivad probleemid. Suhe on selleks, et oleks lõbus, et oleks selline huvitav ja kui see suhe hakkab mulle närvidele käima, siis ma lihtsalt lähen sellest ära. Me muidugi saame sellest aru, et ühelt poolt meedia on muidugi kasumi teenimise peal väljas, aga üks asi, millest tuleb rohkem hakata rääkima, et tegelikult see kõik tohutult risustab, eriti meie teismeliste laste teadvust, suhtumisi ja hoiakuid. Ja me siin ühe vaheaja jooksul ka rääkisime sellest meedia osast, et ma ei tea, need asjad tuleks kuidagi läbi mõelda, et võib-olla ühel hetkel lausa kutsuda meediatudengeid rohkem näiteks. Ja nendele samadele noortele inimestele, kelle endi vanemad on enamuselt lahutatud, hakata rääkima väärtustest. Tänasel päeval on väga paljud eetilised poliitikud ka hakanud kõnelema eetilistest väärtustest. Me ei saa lasta seda kõike minna isevoolu teed ja sellepärast oma laste pärast. Meie lapsed on tunduvalt mõjutatavamad, kui me tahaksime seda võib-olla endale tunnistada. Ja näiteks, kui me siirdume televisiooni taha, ma ausalt öeldes ei oskagi öelda, kuhu keskkond on mulle. Kas siis internetikeskkond või siis televisioon. Siis ja vaatan neid filme ja seda sõnumit, mis sealt pidevalt tuleb, et see on mu ema, ma ei tea, mitmes mees, see on mu isa, ma ei tea, mitmes naine, kõik on nii tore, me oleme nii õnnelikud ja et see ei ole reaalne. See ei ole reaalne sellepärast, et näiteks mina võin meie perekonna pealt öelda seda, et me mitte keegi pole sellest 100% üle saanud. Et me oleme küll loomulikult nagu, mina isiklikult